Hei. Kas sa tead, kui suur stress on video alustamine? Mõtled, mida öelda, kuidas öelda? Kes see on? Need on meie sõbrad. Meie YouTube'i sõbrad. On seal kaameras teisel pool. Meie oleme Hannaga autos ja hakkame just liikuma linnast välja. Kohe läheb see garaažituli kustu. Ja siis saabub siia pimedus, aga tere tulemast tagasi. Kui sa oled siin enne olnud, siis mega tore, et sa oled tagasi. Me ei ole sinuga väga ammu näinud aasta aega. Ma vaatasin eelmisel augustil äkki. Eelmise august, jah. Ma arvan, umbes august võis olla, kui ma viimati video üles panin. Ja nüüd on ju jälle peaaegu august. Ja kui sa ei ole siin enne käinud, siis tere tulemast. Minu nimi on Selli. Ma olen 3 lapse ema. Teen toredaid asju. Ehitan maja koos oma eksabigasaga. Ka sinna me jõuame. Ühesõnaga, me hakkame Hannaga liikuma tänases videos. Mis saab tänases videos? Kuna me ei ole aasta aega kohtunud, siis ma mõtlesin, et ma kõigepealt olen sulle võlgu ühe storytime'i, mis vahepeal üldse on toimunud meie elus, minu elus, miks me oleme täna siin, kus me oleme ja mis siit nüüd edasi võiks saada. Kohe lähme, Anna. Ja, hakkamegi sõitma. Ma teen ukse lahti, hakkame sõitma. Nii et siin ilmselt midagi põrutavat täna ei tule. Nii, ma ütlesin, et siin läheb pimedaks kohe. Midagi põrutavat ei tule. Aga kui sa oled aasta aega mõelnud, et mis meist saanud on, siis on see täiesti õige video sinu jaoks. Keegi on mu... Jätta. Korra veel vaatan, enne kui ma saan sõitma hakata. Aha. Nii. Keegi oli mu istmepaigast ära jäänud. Ma ei tea, kui kaua see kaamera siin auto dashboardil seisab, aga proovime. Vaatame, mis saab. Kui sa alla kukud, siis anna mul andeks. Nii. Vahepeal hakkas juba uks kinni tagasi minema. See on see sõitmine ja selle asja korraga tegemine. Aga kuhu me läheme? Me läheme Hannaga praegu poistele süüa viima õhtusööki, kella on saab juba 7. Ja me hakkame praegu Tallinnast liikuma. Sest et on õhtusöögi aeg ja Rasmus ja Jimmy ehitavad meie õues kodus. Nii et me sõidame nüüd sinna, nii et meil on siuke tubli pool tundi aega sinuga jutustada. Nüüd on keegi mu kinni parkinud siit parklasse üle sõites. Küll see on tore. Ühesõnaga. Millest me räägime? Me räägime, mis vahepeal saanud on. Teeme hästi kiire meeldetuletusse. Kui me aasta tagasi sinuga kohtusime video vahendusel, siis me elasime alles Hiiumaal. Oma Hiiumaa talus, mida me seal olime mitu aastat renoveerinud ja lõpuks peaaegu valmis saanud. Nii. Noormees, mis nüüd saab? Tahaks välja. Noormees nägi, et tema auto on täpselt meie sisse sõidu kinni parkinud. Nii. Esimene takistus on ületatud. Ja mis siis toona seis oli? Me olime eelmise aasta maikuus pannud müüki oma talu, selle Hiiumaa talu, sest me olime igal juhul aru saanud, et meil tuleb see maha müüa. Erinevaid põhjuseid oli seal. Me võime sellest, miks me ikkagi Hiiumaalt ära tulime, teha mingi eraldi video. Ilmselt see nagunii saab olema praegu mingi tunniajane video. Ja miks me seda teen sõites on tead sellepärast, et mul ei ole lihtsalt aega. Ma olen juba mitu päeva mõelnud, et tegelikult peaks selle video nüüd uuesti filmima. Ma olen seda korra juba filminud mitu kuud tagasi. Ja nüüd ma olen aru saanud, et ka see mitu kuud tagasi filmitud update on ju täiesti vananenud, ehk siis siin me siis nüüd oleme ja kuna mul muul ajal selleks aega pole, ma mõtlesin, et kui ma seda nüüd kohe ei tee, siis ma ei tee seda üldse. Nii et tuleb meil niimoodi läbi ajada. Aga ühesõnaga, maikuus olime pannud maja müüki ja mina oma sinisilmsuses uskusin, et
kõik läheb hästi kiiresti ja lihtsalt ja sügiseks on meil igal juhul, ehk siis kooliaasta alguseks, nagu järgnevaks, ehk siis eelmise kooliaasta alguseks, on meil kindlasti maja müüdud. Ja saame kolida kooliaasta alguseks. Ja seda ei juhtunud. Meil käis, ma ikkagi ütleks nagu palju, ma ei tea, kui palju on palju tänapäeval. Huvi meie maja vastu oli suur, on alati olnud ja põhjusega, ma saan aru, ise oleme selle kõik asjad ju maailma pannud. Kõik selle info siin maja ja ehituse ja kõige kohta. Ja käis vaatamas ikkagi päris mitmeid inimesi ja mitmed inimesed ka arvasid, et nad seda osta tahaksid, aga erineval põhjusel jäi siis neil ikkagi maja ostmata. Ehk siis nagu mingit aktiivsust ja liikumist oli ja vaateid oli, aga maja ei saanud müüdud. Sügis tuli peale ja lapsed pidid minema kooli ja läksid nad siis uuesti Hiiumaa lasteaeda ja Hiiumaa kooli. Rasmus siis läks 2. klassi eelmisel aastal. Ja me ei teadnudki, et mis siis nüüd edasi saab, aga mingil hetkel sügisel sai siis selgeks, et ma vahetan ka töökohta, et kui ma varem töötasin Päästeametis ulatusliku evakuatsiooni eksperdina, ehk siis juhtisin ulatusliku evakuatsiooni teenust, siis sai selgeks, et ma vahetan Päästeametis ametikohta ja asun siis 1. detsembrist kriisiteadlikkuse talitust juhtima. Ehk siis, et meil mingi aja me lähme kohe, kui roheliseks läheb. Vaata, punane tuli on praegu. Ehk siis mingi selline teadmine tabas ja siis me ka veel nagu sinisilmselt uskusime, et okei, kui mitte enne, siis 1. detsembriks oleme me kindlasti maja ära müünud, mis siis ikka, lapsed vahetavad poole aasta pealt kooli ja lasteaeda ja kõik saab korda. Ja ka seda ei juhtunud. Jõudis 1. detsember kätte või ei jõudnudki, jõudis mingi november kätte. Me kohe lähme kallis, vaata punane tuli on kohe läheb roheliseks. Vaata teistel juba läks punaseks. Jõudis november ja kätte, ma arvan, kuskil novembri keskpaik. Selge oli see, et mingit kiiret lahendust seal ei tule sellele müügile või vahepeal hoian sind kinni, et see minema ei lendaks suurematel pööratel. Nii, istu seal ääre peal. Ja siis me hakkasime juba novembris kaaluma, et milliseid muid variante oleks. Kas oleks variant siis näiteks üürida, sest tegelikult üüritahtjaid oli päris palju, kes oleksid soovinud siis maja üürida, aga see üürimine on üks igavene nagu keeruline asi, sest meil oli seal kodulaen, ehk siis me oleks pidanud ikkagi omakorda üürima ja kus sa siis terve selle majade ja asju paned, siis nagu sul on mingid enda asjad, ühesõnaga see tundus kuidagi nagu keeruline ja üürida tahavad inimesed maja ju ikkagi mingiks pikemaks perioodiks, ehk siis ma arvasin, et see on nagu ebaõiglane hoida maja müügis ja samal ajal välja üürida, et see oleks kõige ebamugavam ka üürnike jaoks ja meie enda jaoks. Mõtlesime siis nii ja naapidi ja lõpuks otsustasime, et kuna minu uus töökoht on igapäevaselt Tallinnas, ehk siis, et kui ma varasemat töökohta sain täita osalise ajaga Hiiumaalt ja käisin Tallinnas niisugune kord või paar korda nädalas, siis uus töökoht oli 5 päeva nädalas Tallinnas. Ehk siis see ei olnud enam võimalik, et me samamoodi eluga jätkame, vähemasti nii nagu varasema rütmiga. Ja siis me ikkagi otsustasime, et me maja välja ei üüri, et me siis proovime edasi müüa, aga et kui muud moodi ei saa, siis ma juba üürin detsembrist korteri ära Tallinnasse, et võtame siis üürikorteri, et Hiiumaa kodu jääb siis, kui ei saagi müüdud, jääbki maakoduks ja Hiiumaa koduks, nii-öelda teiseks koduks. Ja hakkame siis põhikohaga elama Tallinna korteris. Ja detsembri alguses ma siis korteri üürisin ja läksin ise juba sinna. Ehk siis ma olin nädala sees Tallinnas tööl, meie seal üürikorteris ja Jimmy jäi veel lastega aasta lõpuni Hiiumaale. Ja detsembri alguses ühtlasi ma hakkasin siis otsima neile lasteaia ja koolikohti, et jaanuaris siis saaks kogu eluga Tallinnasse tulla.
ja seda üllatust. Ma arvasin, et lasteaia kohta on keeruline saada, sest Hiiumaal oli see meil nagu siuke päris väljakutsete rohke see lasteaia kohtade saamine mõlemal juhul nii Rasmusega kunagi, kui me sinna kolisime, kui siis hiljem Hannaga. Aga minu üllatuseks me leidsime Hannale hästi kiiresti lasteaia koha. Tallinna Üürikorter on meil täitsa kesklinnas ja lasteaia koha leidsin 2 maja edasi, ehk siis kohe sinna samasse. Ja kusjuures huvitaval kombel, et Tallinna Haridusametiga võtsin ühendust ka lasteaiakoha teemal ja nemad ütlesid, et lasteaiakohti pole ja ei tule ja mingi avalik, Tallinnas on ka lasteaiakohtade nimistu avalik, et sealt näed vastupidiselt teistele omavalitsustele, et kus ja kui palju kohti on. Ja sealt nagu tundubki, et ei olegi kohti, et lihtsalt nagu polegi üldse, eriti minu piirkonnas ja väikest sõimerühmas, kuna Hanna on alles 2. Siis mõtlesime, et okei, et niimoodi ka saab, aga ma ei jätnud jonni ja ma võtsin ühendust enda piirkonna paari lasteaiaga, et ise küsida, et mis see prognoos siis on. Et okei, et ma näen sealt, et on vähe kohti, või et ei olegi kohti, aga et mis need järjekorrad siis on või et millal siis saaks või et mis siis teha. Minu lootus oli, et äkki keegi annab mulle mingit nõu, nagu keegi teine kui see sama Haridusamet, siis sealt ma ei saanud väga nagu head tagasisidet. Ja mul väga vedas, sest et paar lasteaeda ei vastanud üldse. Ja üks lasteaia direktor hästi tore ütles, et tal ei ole mulle kohta pakkuda, aga ta saab aidata mul koha leida. Et ta saab mu murest aru ja et kesklinna lasteaia direktorid omavahel ikkagi tegelikult suhtlevad ja neil on mingid suhtluskanalid ja et ta saab mind aidata. Üritan sind vahepeal settida. Ja ta ütles, et millega ta mind aidata saab, on see, et nad ei saa küll võtta kuskile ekstra vahele mind, kuna see kõik ju käib ikkagi ametlikult, aga et ta saab mulle teada anda või küsida oma kolleegide käest, et kus võiks vabaneda peagi koht, et oleks siis teada, mis kohta nagu rihtida. Ja selguski, et meie kõrval hoones lasteaias, mis on ka hea lasteaed, vabaneb kohe koht ja tegelikult ei ole sellele kohale tahtjat ja kui ma kohe teen avaldused asjad ära, siis nad võivad mulle selle kohaga kohe edasi anda. Ja niimoodi ma siis selle koha leidsingi ja tegelikult tundus, et kõik mured on lahenenud ja hakkasin siis Rasmust kooli järjekorda panema ja siis selgus, et 2. klassis ei ole kooli kohta. Kesklinnas mitte ühtegi, ehk siis linnaosavalitsuse järgi. Ja nüüd läks asi põnevaks, et kui me olime kunagi Hiiumaal, siis Hiiumaa on kõik üks omavalitsus, terve Hiiumaa on üks vald, Hiiumaa vald. Ja toona ma mäletan lihtsalt, et kui oli lasteaia koha probleem, siis ikkagi vallast öeldi nii toredasti, et aga seadus käsib küll omavalitsusel koha tagada, aga ta käsib selle koha tagada omavalitsuse piires, ehk siis mitte kodule kõige lähema haridusasutuse koha, vaid et näiteks Hiiumaa puhul, et nad võivad mul anda koha teises Hiiumaa otsas. Aga võib-olla see tähendabki, et ma pean, 40 kilomeetrit ühes või teises suunas iga hommik sõitma. Ja see tundus kõik nagu nii jabur, sest mulle tundusid vahemad pikad ja kuidagi ühesõnaga. Aga see selleks, sinna Hiiumaa teemasse ma ei tahagi laskuda. Ühesõnaga, lihtsalt, et mul oli toona meeles, et lasteaia kohti ja kooli kohti jagatakse omavalitsuse põhiselt ja omavalitsus peab selle tagama. Ja nüüd me jõudsime siis Tallinna linna, kus kehitati õlgu ja öeldi, et aga tegelikult on ikkagi ette nähtud nii, et laps läheb eelkõige siis oma linnaosavalitsusse ja teine linnaosavalitsus justkui ei pea teda võtma ja kuna me kesklinnas ma küsisin kõik koolid läbi, nad ütlesid, kohta pole, kohta ei tule ja Anna jäi väga kohta pole ja kohta ei tule, aga teised linnaosavalitsused, kuhu ma siis ka kirjutasin, kus ma just vaatasin neid koole, kus oleks siis kohta selle Haridusameti kodulehe järgi või siis Tallinna linna koduleht põhimõtteliselt, et seal on välja toodud, kus on siis vabu kohti, millises kooliastmise klassis. Ja kui ma leidsin siis mõnes teises linnaosavalitsuses vaba koha selle portaali järgi, kuhu sai ka normaalselt näiteks ühistranspordiga kesklinnast, kuna
ärme unusta, et tegemist on maalapsega, kes pole kunagi Tallinnas elanud ja mõtlesin, kui ta nüüd päeva pealt, et Tallinnasse kolime hakkama koolis käima, et see oleks ikkagi päriselt tehtav ka, et ta ei peaks nagu mingi 4 transpordiga sinna sõitma, noh, vähemasti see oli eelistus, on ju. Hakkasin nendesse koolidesse kirjutama, koolidesse, mitte kooli, ehk siis paljudesse koolidesse. Ja kuna Rasmusel on Rajaleidja poolt otsus õppimise siis tõhustatud toeks, kuna tegemist on lapsed, kellel on lugemisraskus, ma olen varem seda siin kanalil ka jaganud, et tal on niisugune kõnedefekt ja diagnoositud siis ka lugemisraskus, siis kuigi ta käib tavaklassis ja kõik ja jällegi ma ei taha siin üldse detaili minna, võime sellest eraldi video teha, muidu see video on lihtsalt nagu kilomeetri pikk, me oleme alles novembris ära unust või jah, detsembri alguses. Ja siis sain nendelt koolidelt vastuse, et kuna tegemist on lapsega, kellel on ette nähtud või kellel on Rajaleidja otsus, ehk siis see otsus on vanemale kasutamiseks vabatahtlik seaduse järgi, aga koolidele rakendamiseks kohustuslik. Ehk siis, et kui mina vanemana võin ise otsustada, kas ma selle Rajaleidja otsuse annan koolile edasi täitmiseks või mitte. Et ma võin otsustada ka, et näiteks, et ta ei vaja enam seda tuge või ma ei taha, et ta seda saab või ma ei taha, et kool sellest teada saaks ja ma ei pea seda koolile näitama või luba andma selle otsuse lugemiseks. Ja siis ei pea kool ka talle midagi tagama, seaduse mõistes. Aga kui ma olen otsustanud lapsevanemana, et ma tahan seda rakendada ja annan selle siis koolile edasi, siis kool on kohustatud seda rakendama. Aga koolides Tallinnas ei ole tugispetsialiste, siin ei ole võimalusi, lapsi on palju, abivajavaid lapsi on palju, teenuseid ei ole. Ja nii ütles mulle iga kool, kes üldse vastas, et nad ei ole kohustatud last võtma, nad ei saa teda võtta, sest tal on tõhustatud tugi määratud ja et ta ei sobi haridussüsteemi ja kuna tegemist on kesklinna osa lapsega, siis tegelikult nad ei ole ka kohustatud seda tagama. Ehk siis mu jutu mõte oli see, et me jõudsime nagu teises linnas teise äärmusesse, kus just kui terve linn ei ole üks omavalitsus. Ja minu vaene Rasmus oli ikka ilma koolikohata ja me käisime paaris koolis vestlusel ka Rasmusega koos, et oli näiteks üks kesklinna kool, kes jällegi mõtles kaasa, oli hästi nagu toredad, nad kutsusid meid, nad proovisid meid aidata, proovisid ise ka suhelda haridusametiga, et nad proovisid vähemasti, ma tundsin, et meid kuulatakse ja nad proovivad leida enda poolt mingid lahendust, aga seda lahendust ei tulnud ja nad enda kooli ei saanud teda võtta ja põhimõtteliselt teised koolid, kus me käisime vestlusel, vaatasid lapsele otsa ja ütlesid, et see laps ei sobi tavaharidussüsteemi, et pange erikooli või minge Tallinnast ära. Või jätke koduõppele, see oli väga populaarne, jätke koduõppele, aga see ei ole laps, kes koduõppel ise õpiks ja koduõppe oli minu jaoks kohe ei, et nagu ei. Ja aeg muudkui läks, juba oli põhimõtteliselt uus kooli aasta, ehk siis eelmise õppeaasta pool aastat hakkas juba kukkuma ja Rasmusel kooli kohta polnud, ehk siis ta tegelikult oli ju tegevusetult kodus, mis oli nii jabur, et Eestis on koolikohustus kohustuslik. Ühesõnaga, kahjuks see lõppes niimoodi, et paljud inimesed, kellega ma sellest rääkisin, soovitasid, et kaeba haridusamet, ma ei tea, kohtusse, pane Delfisse, meediasse, sul on platvorm, jaga seda. Ma tundsin selleks hetkeks, et mul ei ole enam absoluutselt jõudu selle kõigega tegeleda. Ma olen väsinud, ma olen omadega juba nii läbi, sest laps oli õnnetu ja kannatas, talle tundus, et ta ei sobitu mitte kuskile. Ta oli seda korra juba elus tundnud, kui ta ei saanud Hiiumaal lasteaia kohta, siis talle tundus, et tema jaoks ei ole kohta. Et mitte nagu lastead on ülerahvastatud, vaid et tema nagu ei sobi sinna lasteaeda. Ja sest laps ikka tõlgendab asju ju enda teadmise ja oskuste järgi. Ja me olime taas kord olukorras, kus vestlustel, kus osales ka Rasmus, öeldi lihtsalt otsa näkku, et see laps ei ole tavaklassi laps ja ta ei sobi haridussüsteemi. Ja jällegi tuletan lihtsalt meelde, et tal ei ole suunamist, ei eriklassi, rääkimata erikoolist. Tal ei ole sellist suunamist. Tal on Rajaleidja otsus, mis ütleb, et ta õpib õiges kohas, tavaklassis, lihtsalt ta vajab eesti keeles ja vajaduspõhiselt teistes ainetes siis tõhustatud tuge. Näiteks, ma ei tea, kas väikerühmas eesti keelt või üks-ühele õpet või lisaõpet, logopeedilist tuge.
et ta nii-öelda oleks järjel, lihtsalt probleem on selles, et ta ei jõua lugeda, et mitte probleem ei ole selles, et ta ei saa aru, ta saab kõigega väga hästi hakkama, lihtsalt ta ei jõua, tema lugemisjõudlus on oluliselt väiksem kui teistel tema klassikaaslastel või ütleme sellisel lapsel, kellel ei ole siis lugemisraskust diagnoositud või kaasasündinud on ja see ongi probleem, et ta jääb maha mingites ainetes selle pärast, et seal on pikad tekstid ja ta ei jõua lugeda. Ja see on siis see otsus, mis tal on ja mida siis kool peaks rakendama ja leidma talle siis lahendusi ja võimalusi. Nii et see vaene Rasmus oli lihtsalt omadega nii läbi ja ma olin ise omadega nii läbi ja ma olin nii väsinud ja tüdinud kõigest ja ma tundsin, et okei, kui ma nüüd kaeban, siis Rasmus see ju mitte kuidagi ei aita. See ei aita teda mitte kuidagi ja kindlasti peale seda Tallinn ei taha meid siia kooli. Ta ei tahtnud juba siis, aga päris kindlasti ei taha ta siis, kui me siin kaebama ja kohtusse kaebama kedagi hakkama. Et ma ju ei taha teda sunniviisiliselt panna kooli, kes on öelnud, et me ei ole valmis teda võtma. Et see kuidagi ma saan aru, et see võib-olla oleks aidanud mõnda järgmist last sama sarnase looga peale Rasmust, aga ma tundsin, et neid võitlusi peab elus valima ja ma ei suuda kogu maailma päästa, et ma päästan oma tööl igapäevaselt, ma päästan oma koduseid püüan ja ma ei jõua päästa igat maailma kodanikku lõpuni, ehk siis sellise võitlus, mille ma otsustasin jätta võitlemata. Ja selle kõige taustal olin siis ka Hiiumaa kooliga, kust Rasmus tuli ühenduses ja Hiiumaa kooli direktor ütles, et loomulikult saada ta seniks Hiiumaa kooli tagasi, kuni mingi lahendus tuleb. Nii et tegelikult me olime Hiiumaa koolist ametlikult ära võtnud ja ta lihtsalt käis seal edasi. Et oli päev, paningi ta meid hommikul lennuki peale, saatsin Hiiumaale selleks, et ta saaks minna kooli, mis on täiesti jabur. Ja Jimmy õnneks ei olnud töökohta vahetanud, ehk siis tema peatas oma töökoha vahetuse, sest et selge oli see, et lapsed ei saa ju üksinda seal või Rasmus ei saa üksinda Hiiumaal olla. Maja oli müümata, Rasmus kooli ei leidnud ja korraks me elasime nagu kahes kohas, justkui et Rasmus Jimmyga Tallinnas, mina Hannaga Tallinnas, Rasmus Jimmyga Hiiumaal. Ja Hannal oli alles veel Hiiumaa lasteaia koht, et seadus lubab tegelikult lapsel omada rohkem kui ühte lasteaia kohta, näiteks mitmes omavalitsuses, kui vanemad elavad eraldi. Ja meil siis see ka õnneks õnnestus, et kuna me olime Tallinnasse kohad alla saanud ja Hiiumaa koht oli veel alles, siis Hanna käis kooli aasta lõpuni 2 kohas lasteaias, et tal jäigi 2 lasteaia kohta. Kui ta oli minuga Tallinnas, siis ta käis Tallinnas lasteaias ja kui ta oli Hiiumaal, siis ta käis Hiiumaal lasteaias. Ta oli valdavalt Hiiumaal, sest tal kuidagi, Jimmyl oli temaga, mulle tundus seal kergem. Ta käis seal parema meelega lasteaias, väiksem lasteaed koht ja Jimmyl lihtsalt oli nende mõlemaga rohkem aega tegeleda kui mul siin Tallinnas. Ja üks vahepealne, kõik võib-olla läheb juba väga segaseks, üks vahepealne lugu veel siia vahele, et kõige selle foonil, kui ma enne ütlesin, et ma olin väsinud ja omadega läbi, oli meil siis juhtunud veel üks intsident selle kõige keskel, ehk siis ma alustasin uuel ametikohal 1. detsembril ja lõpetasin eelmisel ametikohal, siis mul ei olnud seal vahel mingit puhkust ega vaba mingit nädalat või mitte midagi. Ja ma lõpetasin reedel, see 1. detsember oli esmaspäev ja ma lõpetasin reedese päeva õppusel. Ma olin nädalajasel suurõppusel, kus ma olin väga intensiivseid päevi teinud, tõesti hommikul mingi, ma ei tea, 7 õhtul poole 9 umbes. Kui sa oled ka inimene, kes on suurõppustel käinud ja seal mingid tegelikult ükskõik mis rolli, kandvat rolli või vähem kandvat rolli täitnud, siis sa tead, et see on hästi intensiivne periood. Mulle väga õppused meeldivad, muidu ma olen hästi õppustõusku inimene, aga vaatamata sellele, et see oli tore ja õpetlik kogemus, oli see väga väsitav. Ja ma olin kogu aeg nagu arvestanud, et ma siis reedel lõpetan õhtul seal õppusel. Nii, sa kukkusid alla. Pean sind hoidma vahepeal. Reedel lõpetan õppusel ja sõidan Hiiumaale otse siis sealt ja siis esmaspäeva hommikul tulen varakult sealt siis Tallinnasse tööle ja ma olin nädal aega seal juba Tallinnas õppuse raames elanud ja mitte ju vahepeal koju saanud
ja mõtlesin, et siis ma naudin, et ma täiega, et ma võtan selle nädalavahetuse täiega, naudin, mitte midagi ei teeda neid meeldivaid asju, et siis oleks jaksu ja jõudu minna esmaspäeval uuele ametikohale. Ma saan aru, et sa vahepeal ei näe vist mind, sest päike paistab siin imelikult, aga oluline on, kuulamine on oluline, nägemine ei olegi, polegi vaadata midagi. Ja see laupäev, see minu ainuke vaba laupäev seal vahel. Laupäeval Andrian läks paari sõbra ja Rasmusega Hiiumaal ujulasse ujuma. Võttis Rasmuse kaasa, et me saaks mõnusasti seal siis puhata. Ja tal juhtus õnnetus ujulas. Hüppas ujula sealt pukist, tegi vetthüpet, pea ees vetthüpet. Ei olnud mingit ralli, mingid sõbrad, keegi midagi ei lükanud, sõpru seal juures polnudki, et nad olid küll kõik ujulas, aga mitte üldse seal koos. Ta läks hüppepukki, tegi hüppevette, tuli teiselt poolt basseini välja, mõtles, et läheb hüppab uuesti, sest algul tundus basseini vesi vist külm või jahe. Ja et ta siis teeb teise hüppe veel, et siis juba tundub soojem. Ja läks uuesti sinna pukki, hüppas ja eksis siis oma hüppamises niimoodi, et ta sukeldus siis peas vette ja peaga basseini põhja, mis siis päädis tal kaelavigastusega ja peahaavaga kaelavigastusega ja sealt edasi tuli üks keeruline periood ka temaga, ehk siis kõik need muud asjad. Maja ei saa müüdud, ei teadnud kuhu kolida, kas üürime ei üüri, lapsed ei saanud kohti. See küll tuli veidi hiljem välja peale Andreni õnnetust ja mul oli vaja uuele tööle asuda ja selle kõige keskel siis Andreni õnnetus ja me ei teadnud sellel hetkel ka, kui raske see õnnetus oli või kui keerulised või püsivad need tema vigastused on ja esimene kuu oli ikkagi väga intensiivne temaga. Ehk siis detsember tema vigastuse ja kõige pärast ja me käisime sinna haiglasse ja haiglast välja temaga. Ehk siis selle kõige taustal, see ainuke nädalavahetus seal 2 töö vahel veetsin ma temaga, sest et ei olnud mingit puhkamist. Ühesõnaga, see kõik oli siuke väga segane ja väsitav periood. Tal on täna parem. Võib-olla ta kunagi mõnes tuleviku videos ise jagab täpsemalt, kui ta tahab jagada, et mis siis oli või mis see tänane seis on, aga tänaseks on tal igal juhul üsna okei. Ja ka sellega seoses, et see ei olnud ka siuke lihtne, et üks asi oli tema tervisasi, aga meil oli seal veel mingid juriidilisi teemasid ka, millega tuli tegeleda selle sama õnnetuse taustal ja see kõik oli nagu liiga palju. Ma tundsin juba siis, et seda kõik on liiga palju ja üritasin minna uuele tööle ja teha head nägu ja seal siis ka ju hakkama saada nii hästi, kui minu võimuses oli. Ühesõnaga, detsembri lõpuks, aastavahetuseks, mul oli juba kett üsna maas. Mul oli kett üsna maas. Ma vahetasin su asukohta, sest et ma ei saanud, esiteks kaamera kukkus maha enne, mis ei olnud sõidu ajal, teab mis turvaline. Ja teiseks kaamera lõpetas töö. See oli mul auto selle peal. Akna siin vahel. Aga päike paistis peale ja mulle tundus, et see kaamera vist kuumenes üle, et ta terve aeg oli lauspäikese käes, must kaamera. Vist hakkas kinni minema. Sa tahad multikat? Praegu meil ei ole siin seda ekraani. See on teises autos kallis. Ei ole midagi, ma kohe varsti jõuame poodi. Ja me käime poes. No igal juhul... Kus me siis oma jutuga jõudsime? Me jõudsime oma jutuga sinnamaani, et aastavahetuseni ja mul praegu ei ole multikat anda sulle. Laulu praegu ei saa ka, emme räägib ära, siis saab laulu panna. Muidu ei saa seda videot üles panna, kui emme laulukuul paneb praegu tööle. On ju?
jõudsime oma jutuga umbes aastavahetuseni ja hakkasime nüüd Hannaga siit objektilt, oma uue koduobjektilt poodi sõitma, sest mul on vaja korraks Rocca al Mare keskusest läbi käia, enne kui pood kinni pannakse, kell on juba 8 läbi, kell 9 on lahti. Aga mul on kindel teadmine, et ma pean sealt täna läbi minema, nii et proovime siis kiiresti sealt läbi hüppata. Aga tagasi storytime'i just. Mõtlen, see lappab täna niimoodi, aga no nii on. Kui selline video ei sobi, siis ma ei saagi teha. Aga jõudsime siis oma asjadega umbes aastavahetusse ja tuli jaanuarikuu. Hannal lasteaikoht oli, Rasmusel koolikohta polnud, on ja ma lihtsalt üritan endale meelde tuletada, kuhu maale me jäime. Ja lõppes see siis sellega muidugi, et Rasmus hakkaski käima uuesti Hiiumaa koolis. Hanna siis oli siin ja seal, on ja niimoodi elasime siis. Ma sõitsin nii palju, kui ma jõudsin Hiiumaa vahet. Nädala sees proovisin lennata õhtul sinna, hommikul jälle tööle tagasi. Palju ei jõudnud, sest see on esiteks füüsiliselt keeruline, see pidev lendamine. Aga teiseks ka ikkagi rahaliselt lennuki pileti hindumud, kui sisalendudel tõsteti, nüüd juba mitmes ring. Aga autoga käimine oli selles mõttes keeruline, et see võtab ikka ka aega, et see ajaline sõit on nagu üsna pikk Tallinna vahet. No nii, et iga päev ei jõua sõita. Ja siis jõudis kätte kuskil märtsikuu ja ka tööl läks hästi intensiivseks, nagu ikkagi päris intensiivseks, sest hakkas kogu see droonitrell Eestis pihta, mis tähendas pikki tööpäevi, väga pikki tööõhtuid, ma ei tea, nädalavahetusi tööl ja nii edasi, ehk siis töö läks aina intensiivsemaks ja kuna mul kedagi kodus ei oodanud ka, ma olin Tallinnas üksi, esmaspäevaks tulin Tallinnasse, olin reedeni Tallinnas, nädalavahetusel käisin Hiiumaal, nii palju kui ma sain või siis nädalavahetusel käisid teised Tallinnas, siis mul ei olnud ka otseselt probleemi, et ma saingi nädala sees olla õhtut, et ei olnud tegelikult nagu erisus, mingi periood, see märtsi lõpp, aprill, mai, see ei olnud nagu isegi midagi erilist, et ma olin seal, ma ei tea, 8:30–9 tööl, on ja mis pikas plaanis ikkagi niuke üsna suur koormus. Ja lisaks väga palju siis erinevaid selliseid kriisiteemasid ka õhus. Aga tegelikult mulle mu töö meeldib lihtsalt vahepeikena ütlen, et töö on tegelikult äge ja Päästeameti töö ongi äge, nagu kõik, mis Päästeamet teeb minu arust on nagu tore. Ja mulle ka minu töövaldkond väga meeldib, aga eks see on ka minu personaalne, et üks asi on see, et ongi see kriisiteemad on hästi olnud viimased aastad ju uuesti õhus, viimased juba nii kaua, kui ka Ukraina sõda kestab, on ja on olnud need kuidagi intensiivsemalt ühiskonnas ju esindatud, mis iseenesest on nagu selles valguses tore, et mul on olnud tööd ja üsna palju. Ja mulle mu tööga meeldib, aga teisest küljest mu probleem ongi kindlasti see, et ma olen ka siuke üle tööle ikkagi kalduv ja mul on hästi raske kuidagi last sellel pastakal ikkagi kukkuda, et ja seal ei ole lõppu, et see ei ole siuke, et teen kõik töö ära. Minu tööl siukest asja pigem ei olnud eelmisel ametikohal, ei ole ka praegusel, et teen töö ära. Minu ametikohal on seda tööd alati ja lõputult, et peab ise suutma väga hästi piiri tõmmata, et mis on need asjad, mida saad ja suudad ära teha, mis on prioriteetsemad ja mis vähem prioriteetsemad. Ja seal ilmselt ongi see minu keerukus või see, milles ma võib-olla ei ole hiilgavalt hea. Et mul on raske seda piiri tõmmata olnud läbi aja, läbi elu. Ja kuskil seal, ma enam ei mäleta, ma tegelikult ei mäleta enam kuupäevi, aga kuskil seal, kas veebruari lõpus äkki? Ma arvan, et umbes veebruari lõpus. Märtsi algul, veebruari lõpus vist. Potsatas minu meil postkasti kiri ja kusjuures me veel isegi mõtlesime, meil sai ühel hetkel see maja kuulutuse tähtaeg läbi ja mõtlesime, kas pikendada või mitte. Mõtlesin, et viimast korda pikendame
ja see pidigi mingi märtsis millestki läbi saama, et kui saab läbi, et siis ei müügi rohkem edasi ja siis lihtsalt nii ongi, et nagu teemast maas ja et võtame ühe stressi maha nagu. Sest ma ei ole isegi haige, ma siin köhin vahepeal, aga see on see panengi kinni selle AC. Aga sest see oli ka stress omaette, sest inimesed ikkagi käisid maja vaatamas ja jällegi nagu mingi laine tuli seal aasta algul. Ja siis ühel päeval potsatas mu postkasti kiri teiselt poolt maailma, mis ütles, et ma tahan teie maja ära osta. Lugesin kirja läbi, ma isegi ei vastanud sellele, ütlen ausalt. Panin kinni ja mõtlesin, et mida iganes. Sest esiteks oli igast mingid huvitavaid teiste maade kodanikega varem üritanud mu maja osta. Ja kuidagi, ühesõnaga ma juba nats olin nagu teflon selle osas, et mõtlesin, et jälle mingi järjekordne. Ja seekord oli küll asi teistmoodi, et tegemist ei olnud teise riigi kodanikuga, tegemist oli eestlasega, kes lihtsalt elas teisel pool maakera. Ja läks mõni aeg mööda, ma arvan, et see võis olla tunde või äkki järgmine päev, enam täpselt ei mäleta, saabus mulle telefonile sõnum, et tere, ma olen see ja ma saatsin teile kirja ka maja ostusooviga ja et see on tõsine asi, tõsine soov ja et ma olen päris inimene ja ootan vastust. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis siis, et see on nagu päris, et see on päris. Ja sealt edasi läks asjad kuidagi hästi nagu kiiresti, ehk siis selgelt ta ei saanud maja vaatama tulla, aga ta kohe organiseeris kellegi, kes tuli, kohe hakkas asju ajama, oli väga siuke aus ja otsekohene ja nagu läbinähtav oma plaanide, oma mõtete, oma soovide, seisukohtade, võimalustega ja kõigega, miks ta tuleb ja nii edasi ja ühesõnaga, et me suhtlesime teda hästi palju, me ei olnud üksteist näinud, aga me suhtlesime hästi palju ja mul kuidagi sisetunne oli kohe siuke, et okei, et nendele ma päriselt tahan müüa ka, nagu et ma tunnen, et need on need inimesed, kellele ma tahaksin oma maja müüa ja anda. Ja mis oligi minu soov, ma olin alati soovinud, et ma leiaksin mingi uue pere, kus on lapsed ja keegi, kes tuleb ja teeb nagu edasi seda kõike, mida me tegime, kes ei, see oli nagu minu siuke ja see tunne oligi selle korral õige. Ja siis ilmselt see on ikkagi mingi tähtede seis, kui me olime nendega tegelikult asjad kokku leppinud ja nad olid ka broneeringu vist tasu maas, minu arust ei olnud vist ülekanne veel tehtud, aga me olime sellest kokku leppinud, siis järsku nagu paisu tagant tekkis nagu ühed inimesed veel, kes tulid ka vaatama, kes tahtsid, siis veel üks inimene, kes helistas, ütles, et ta võib kohe tulla vaatama, et ta kindlalt tahab. Ühesõnaga järsku nagu tekkis mitu tahtjat mingi ühe ööpäeva sees, kes kõik tahtsid ja kõik olid, et kohe raha on olemas, kohe tulen, kohe ostan, aga ma olin juba lubanud nendele inimestele, ehk siis tegelikult oligi nii, et ilmselt kellega ma räägin või? Ma räägin kaameraga, sest seal teisel pool kaamerat on meie YouTube'i sõbrad. Ehk siis selgelt see oligi see käesolev kevad oli siis see aeg, kus me pidime selle maja saama maha müüdud, et juuni oligi ette nähtud ja juhtus siis nii, et müüsime selle inimestele, kes tõesti enne tehingut seda maja ei näinud ise oma silmaga, nagu füüsiliselt. Küll, ma ei tea, pilte, kõige muid asju, aga mitte siis ise koha peal. Ja mis mulle hästi meeldis oli ka see, et eks siis meie müügitehing toimus ma on nagu mälumängur täna, mul on nagu täiesti mälust püüdud kõigest märtsikuus äkki, märtsis, aprilli alguses, kuskil seal. Ja meie õnn oli siis see, et nad ei tahtnud kohe, kuna nad ei olnud veel Eestis, nad ei tahtnud kohe seda kätte saada. Ehk siis me leppisime kokku, et me saame seal sees edasi elada maikuu lõpuni. See sobis neile ja see sobis hästi meile, et meil oleks siis võimalus jälle kooliaasta lõpuni lastel seal ära olla ja et rahulikult hakata asju ajama. Ja selle aja peale leidsime me siis enda uue kodu. Meie uus kodu on ridaelamu, mida me hakkasime jälle, me vaatasime kõiki asju, aga selle kohta mul on juba videod.
ja siis üsna pea peale siis seda eelmist tehingut ostsime ka enda kodu ja hakkasime seal siis toimetama. Aga elame siis hetkel ikkagi, Anna ära tee. Anna kallis ära tee, palun. Aga elame hetkel siis ikkagi seal Tallinna üürikorteris, ehk siis nüüd meil on siuke seis. Me elame Tallinna üürikorteris, kus mina elasin juba detsembris saadik. Ja me elame seal ilmselt nüüd käesoleva aasta sügiseni, septembri, ise praegu prognoosin, et ilmselt septembri lõpuni. Ja siis kolime oma sinna uude koju, et ehk kolime veidi varem, aga nii, et meil siis oleks aega seda Tallinna kodu ka seal tühjaks teha, ära anda ja nii edasi. Et ei oleks nagu hullu jooksu ja Jimmy näeb siis ööd ja päevad vaeva, et seal uues kodus saaks asjad nii kaugele, et saaks sinna sisse kolida. Ja selle kõige protsessis kuskil siis seal maja ostu, uue kodu ostu ajal umbes. Ma võtsin kaamera kätte ja mõtlesin, et okei, nüüd on aeg hakata filmima, sest meil on nüüd uus kodu, me hakkame uuesti ehitama ja ma tahan seda teha. Ja väga paljud teist olid küsinud, et anna endast elumärki, näita midagi, tee midagi. Ja kuigi ma Instagramis jagan ikkagi oma elu jooksvalt ka, siis selge on see, et seal Instagramis on mingi väga väike osa meie igapäeva elust ja sama ju tegelikult YouTube'i videotes, aga siin on vähemasti formaati veidi rohkem selgitada asju laiemalt lahti ja jagada võib-olla asjade veidigi nagu tagamaad. Ehk siis, igal juhul ma usun, et see video annab sulle natukene nagu perspektiivi, mis vahepeal toimunud meie eludes on. Ja siis ma hakkasin kevadel filmima. Ma tegelikult peast praegu jällegi ei tea millal, aga ma arvan, et kuskil seal aprilli lõpus või niimoodi. Ehk siis mul on materjali filmitud, kuidas me Hiiumaal pakime ja hakkame maja ette valmistama äraandmiseks ja kuidas me kolime ja kuidas me uue kodu saame ja milline see kodu on. Mul on mingi alguse tuur, missugune see kodu oli, kui me saime ja kuidas me seal ehitama hakkasime. Ja kõik, endiselt oli kõike väga palju. Laste kooli lõpetamised, me juba siin ja seal, Jimmy töö vahetamine, hästi palju sõitmist, edasi-tagasi asjade ajamist. Tead, kodu ostmise, kodu müümise ostmisega seotud on väga palju asju. Ja edasi-tagasi on seotud väga palju asja ajamist, kõike, ma ütlen ka uued koolid, lasteaiad, kõik asjad jälle nagu alguspunktist tagasi on ju. Ja kõige siis selle keskel ja selle intensiivse töö keskel ma siis tegelikult hakkasin ka filmima, aga ühel hetkel ma sain aru, et ma olen juba nii palju materjali filminud, nagu mitmete videote jagu ja ma ei ole neist mitte midagi lõiganud, mitte midagi jõudnud nagu teha nendega, sest filmimine on üks asi, aga pärast seda videoga tuleb tegeleda ka. Et see video on vaja kokku lõigata, see video on vaja ära toimetada, üles panna, teha sellele, ma ei tea, introd, outrod, helid, ühesõnaga see on tegelikult nagu terve töö, jupp, lõik, et üks video saaks sellest hetkest, kus ma praegu siin istun, nagu sulle päriselt nähtavaks sinna YouTube üles. Ja vaat mul ei ma tundsin, et ma ei leia selleks aega ja ilmselt ka motivatsiooni. Mis asja? Mis sa räägid? Ma ei saanud aru kallis. Kas ma ütlesin või? Ei, ma ei öelnud. Ja siis mul ühel hetkel tekkis tunne, et okei, nüüd on see materjal kõik juba vananenud ja see ongi, sest täna on mingi 17 juuli. Paned või? Ei, ma ei taha neid komme sinu kätte kallis anda, las nad olla siin. Nendel on siin hea jahe, siis nad ei sula. On ju? Las nad olla siin selle sees. Siis kui sa tahad süüa kommi, siis sa saad mulle öelda ja ma saan sulle anda siit. Tahad ühe või? Ma annan sulle ühe siis. Mul on tegelikult need mingid. Ma vaatan, kas ma leian. Pisikene, need on kõik sama suured. Selle, sa mõtled? Tal on need mingid, ma istun just punase tule all, siin on hea talle kummi anda. Punane tuli on. Komm on ka punane, jah. Võtta need mingid glükoositropsid. Ühesõnaga, täna on 17. juuli õhtu tegelikult. Ehk siis kõik see materjal, mis nüüd nagu edaspidi tuleb, see ongi ammu vananenud.
ammu vananenud ja ma mõtlesin, et suva, ma ei panegi seda üles, et ma ei tahagi, see kõik on vana, keegi ei taha seda nagunii näha ja ma jagasin seda mõtet oma Instagramis ka üks päev ja siis väga paljud teist ütlesid, et pane ikka, et ükskõik, et meie jaoks on see kõik juhus ja väga tahaks näha ja pane. Ühesõnaga, nüüd me oleme siis selles hetkes, et ma teen selle story time'i ja intro video ära, mis on üks igavene nagu laperdab igas suunas, aga vähemasti sa saad nüüd nagu aimu, kus ma omadega olen või me omadega oleme ja siis järgmine video on mingi kevadine video, mingi aprillikuust või midagi, ma enam täpselt ei mäleta, aga ju siis sealt videost selgub järgmisest videost. Ehk siis, et ma proovin siis nüüd sellest olemasolevast materjalist lõigata mingid mõned videod kokku, ma ei saa seda kõike üheks teha, sealt tuleb mingi iigal mammut video aga ma saan selle teha mõneks niukseks enam-vähem viisakaks mammut videoks. Et me jõuaks nagu järgi ajajoonega tänasesse päeva uuesti või nüüd lähi tulevikku. Nii et selles mõttes võibolla kõik ei tundu liiga loogiline järgmistes videotes, aga siis nii on. Aga veel võibolla mingid põletavamad teemad veel siia lõppu. Esiteks ma tean, et hästi palju on küsitud Instagramis ka, et täiesti selgusetu, kas te olete Jimiga koos või lahus või kes teil kolis või kuhu kolis või mis sai. Jaa, me oleme koos. Kui sa oled uus, siis sa ei tea üldse, aga kui sa oled vana, siis sul võibolla on mingi segadus igal juhul. Me lahutasime Jimiga nagu aprillis 2 aastat tagasi. Sulle ei meeldi see komme? Söö ikka ära, nii on. Vaarika, glükoositrops. Kohe jõuame poodi. Me lahutasime aprillis. Sõid ära või? Aga sul ei maitsenud see või? Okei. No siis ärme rohkem võtta. Me kohe jõuame kallis poodi, vaata juba peaaegu paistab. Et linn juba paistab siin. No seal, kus on palju majasid, see ongi linn. Tallinn. Kus linn? Linn, Tallinn. Tallinna poodi lähme, jah? Rocca al Mare keskuses. Jah. On veel lahti ka või siis Jaa. Eestisse Tallinna pood. Anna teab väga hästi, mis on Eesti, sest et me oleme nüüd käinud sel aastal juba mitu korda Rootsis ja siis ta saab aru nüüd, mis on Rootsimaa ja mis on Eesti. Käisime, jah? No võt. Käisin Andre Neleriga, see on poiss, okei. Anna, aga ma ruttu räägin siis lõpuni ja siis saame minna poodi, on ja? Jah. Ehk siis me lahutasime aprillis 2 aastaks, niukese video ongi lihtsalt. Jaa, näed jah. Ja me kolisimegi lahku, nagu meie elud läksidki laiali, me olime aasta aega lahus ja siis umbes aasta möödudes me kolisime uuesti kokku ja me täna elame koos. Nii et ma elan oma laste ja eksabigasega, mis on iseenesest väga huvitav. Aga tegelikult on meil kõik hästi, et me oleme... Ei ole või? Me oleme palju tööd teinud oma suhte nimel ja ma ei taha ei koduga ega suhte. Jaa. Suguse samasugune. Ja samasuguse litlipood. On jah. Sööri. Kus see teisi... litlipood, okei. Ja litlipood on see kauke. Okei. Me käisime Lillipoessa aastais. Jaa, käisime jah Lidlipoes. Ja Lillipoes. Jah. Anna lemmik Lidlipood. Ühesõnaga, ma ei tea, kuhu ma oma jutuga jälle pooleli jäin. Okei. Et ühesõnaga, jah, me kolisime koos, kõik on okei. Ma ei taha ühtegi lubadust anda ei suhte teemal, kodu teemal. Ühesõnaga, on nagu on. Ja mul on väga hea meel, kui...
me käisime Rootsis ja eelmine nädal käisime Rootsis jälle, et ma ei... käisime jõudsida ja pea. Jaa, käisime laevaga Rootsis ja Jimmy vahetas ka tööd, nii et tema nüüd, kuna tema töötab Kaitseväes, siis tema lihtsalt roteerus teise asukohta tööle. Ehk siis, aga tema ka jah, vahetas tööd, nii et ta nüüd töötab ka Tallinnas. Proovime selle video nüüd lõpuks lõpuni teha. Ma olen mitu korda juba pooleli jätnud. Õnneks on sama õhtu. Me oleme poest tagasi, me käisime Hannaga poes ära. Rocca al Mare keskuses Hemtexis. Ja ma kohe näitan ka veel, mis ma sealt Hemtexist ostsin. Aga enne nüüd proovime selle väga pikale veninud storytime'iga kuskile maale ära jõuda või kuidagi seda kokku võtta. Jimmist ja minust juba rääkisime, Jimmy tööst rääkisime. Veel võib-olla, mis on põletavad küsimused, palju on küsitud, et mis Murkas sai. Siis Murka suri juba eelmisel aastal. Et temast, jah, isegi ei taha liiga, et ta oli juba vana koer. Tal oli päris mitu haigust, millega ta võitles. Ja mul ei olegi, kuidagi tunnen praegu, et jah, ühesõnaga. Et Murka jäi maha, aga mitte selles mõttes nagu võib-olla inimesed kardavad. Muidu ma ei olekski seda puudutanud, aga ma tean, et ta läks inimestele nii hinge, nii meile kui teistele kui ka sulle ilmselt, kui sa varasemaid videosid vaatasid. Ja kuna nüüd ma olen Instagrami pannud postitusi ikkagi seoses meie kolimise ja elumuutusega, siis on küsitud selle kohta ka. Aga vahepeal siis veel toredatest asjadest, mis on toimunud. Andren lõpetas kooli, et tema lõpetas siis Hiiumaal. Nii et kui me Hiiumaa maja andsime mai lõpu seisuga üle uutele omanikele, siis me tulimegi sealt ära, nüüd täiskohaga siis siia korterisse Tallinnasse elama. Ja Andren jäi siis suveks veel Hiiumaale, et kõigepealt oli tal vaja veel kool ära lõpetada, 12. klass Hiiumaa gümnaasiumis. See lõppes tal siis seal umbes jaanipäevaks ära. Selle ta lõpetas hästi ära ja tänaseks on siis teada, et ta jätkab ülikoolis Sisekaitseakadeemias, et sai sisse siis 2 erialale, 2 kandideeriski ja mõlemale sai õnneks sisse, nii et tema üle mul on hea meel ja tal on endal väga hea meel. Aga nüüd ta suve lõpuni on veel Hiiumaal, sest ta teeb seal tööd, aga sellega seoses ma igaks juhuks hõikan ikkagi siia ka, et Andren otsib septembrist alates tööd Harjumaale. Terve Harjumaa piires, ma saan aru, sobib. Tööd, mida ta saaks siis ülikooli kõrvalt teha. Ülikool on tal, hakkab olema, et see ei ole päevaõpe, see on selles mõttes nagu raske öelda, et minu arust ei ole nagu kaugõppe ka, see on mingi huvitav konstruktsioon kahe vahel. Ehk siis täna kiiruga korra vaatasin ta seda ülikooli lehtega, et ta hakkab koolis käima, ma saan aru, igal teisel nädalal 3 tööpäeva. Et siuke huvitav nagu tööpäeva, mitte nagu nädalavahetust, ehk siis ala iga teine esmaspäev, teisipäev, kolmapäev on ta koolis. Et siuke formaat siis, ehk siis ta otsib mingit tööd, mis sobituks sinna formaati, mis oleks kas siis poole kohaga või paindliku ajaga või meedi graafiku alusel. Nii et kui sa tead kedagi, kes teab kedagi või sul on endal mõni soovitus või pakkumine, siis kirjuta mulle näiteks Instagrami DM-i, majastkoduks.ee on meie Instagram, ma lingin selle kindlasti video alla ka. Me oleme iga soovitusest väga tänulikud. Andrenil on päris palju juba ka töökogemust. Ta on ikkagi mitmeid aastaid juba tööl käinud kooli kõrvalt ja kõik suved. Viimased, ma ei tea, nii kaua kui Hiiumaal olime igal juhul. Ta on töötanud mitmeid aastaid siis klienditeeninduse valdkonnas. Hästi siuke asjalik asjataja. Nüüd ta on töötanud läbi terve aasta siis püsivalt Hiiumaa kinos. On olnud siis nii-öelda nii kinotehnik, klienditeenindaja, kõik, mis kinos on vaja teha, et siuke 1-2 mehe kino Hiiumaal. Et seal on ta siis töötanud oma põhiajaga ja lisaks sellel suvel teeb ta siis Hendrik Normani suveetendustele
heli, ehk siis on helitehnik suveetendustel ja lisaks siis erinevaid mida heakorratöid asju, tal on A ja B kategooria load, mis ma veel oskan öelda. Ühesõnaga ta on ülitubli, tore ja asjalik poiss ja on valmis, ma arvan, peaaegu kõik asju tegema, mis tema siis tööelu ja sellist kogemust rikastaks, nii et igal juhul hõikan selle siin välja, et juhuks kui sa midagi tead, siis anna sellest märku. Nii, ja mis siis veel? Ja mina hetkel kõige selle jutu kokkuvõtteks, kõige selle pika jutu kokkuvõtteks ja selle aasta, mis on olnud nagu tore, aga kohutavalt pöörane või äärmiselt pöörane. Ja mul ei ole selles mitte kedagi süüdistada, sest kõik meie valikud teeme me ise. Mina olen oma valikud oma elus ise teinud, oma elu ise nii põnevaks elanud ja keegi mind ju millekski tegelikult sundinud ei ole. Aga eks ikka meil elus kipub ju niimoodi olema, et me mingite asjadega läheme natuke kreeni ja mingite asjadega natuke üle võlli. Ja ilmselt see on praegu ka minuga juhtunud, sest hetkel ma olen natukene sundpuhkusel. Ehk siis ikkagi jõudis see väsimus ja kuidagi ületöö ja üle nagu mitte isegi ainult üle töö mõttes, vaid ilmselt kõik asjad kokku, nagu ikka kipub elus nii olema, et mitte ainult üks asi, vaid väga paljud asjad kokku, mida ma küll enne ei maininud, aga mis suure tõenäosusega ikkagi osaliselt sai alguse ilmselt sellest, et eelmisest augustis ma käisin töölähetusel Ukrainas ja sealt kuidagi hakkas see pall veerema, aga ka sellest Ukraina kogemust ma võin teha tõesti eraldi video, kui kedagi huvitab ja te tahate kuulda, kuidas seal Ukrainas siis päriselt on ja mida ma seal nägin ja kogesin. Et võime sellest rääkida, kui on huvi. Ja täna olen ma igal juhul siin, aga tõesti, et nüüd veidi aega tagasi juhtus minuga siuke intsident, et keha andis ikkagi märku, et nüüd tüdruk on vaja teha paus. Sest kõike sai liiga palju ilmselt. Ja kuigi see ei ole mul olnud väga lihtne, ehk siis, et ma olen hetkel haiguslehel, sellepärast ma siin niimoodi ringi liuglengi ja võib-olla näen ka kergelt haiglane välja, aga tegelikult mul ei ole hetkel midagi hullu, et ma juba olen ikkagi nagu paranemise teel, siis ma kohutalt väsinud, et ma tunnen ise, et nagu kuidagi energia on nii maas. Raske on funktsioneerida kohati, aga nagu ma ütlesin kuskil siin video, ma ei tea, tund aega tagasi, et mul oli lihtsalt tunne, et kui ma nüüd kohe seda ei tee, siis ma ei tee seda enam üldse kunagi. Ehk siis on nagu on, see ongi päris elu. Ja tänase seisuga on siis nii. Nii et nüüd mõnda aega ma natukene veel sundpuhkan. On olnud keeruline endale seda aega võtta ja puhkust ja kuidagi hingetõmmet lubada, sest see ei ole mulle nagu loomulik või loomusepärane. Aga ma olen palju mõelnud ja aru saanud, et ka iseennast tuleb prioriteediks seada. Nii et tegelikult on ju kõik hästi, et on suvi ja ilus ilm ja kõik on super hästi. Nii et ühesõnaga pika jutu väga lühike kokkuvõte on see, et kõik need küsimused, mis sul on peale kõike seda juttu, kui sa oled veel siin, siis sa oled põhimõtteliselt medali välja teeninud. Igal juhul ma olen sulle väga tänulik, kui sa oled siin, kui sa kõik selle pika jutu ja segase jutu ära kuulasid. Nii tore, et sa tulid. Kui sulle jäi midagi segaseks, tekkis rohkem küsimusi, ebaselgust, tahaksid veel midagi teada, on mõni asi, mis sind ammu on närinud, siis pane need küsimused kas siia alla või siis saada mulle Instagrami DM-i. Ja ma proovin järgmises videos võtta täitsa nagu tükikese ja vastata lihtsalt need küsimused ära, mis teil veel on, sest ma lihtsalt ma ei hakanud praegu nagu ekstra selle jaoks mingit küsimuste ja vastuste vooru nii-öelda tegema. Aga kui ma ütlen järgmises videos, siis ma mõtlen, et mitte järgmises, mida sa näed, sest nüüd sa näed järgmised ilmselt, ma pakun mingi võib-olla 3 videot või nii. Neid, mis on nüüd enne tänast filmitud, ehk siis neid sealt, ma ei tea, aprilli lõpust, mai, juuni. Ma proovin need kuidagi kokku pakkida ja üles panna nüüd kohe nii kiiresti kui võimalik. Ühtlasi ma ei taha teha ühtegi graafikut.
et mingi iga, ma ei tea, laupäev hakkab video tulema. Hetkel ma lihtsalt panen kõik materjali, mis ma vähegi jõuan ja suudan siin kokku lõigata lihtsalt järjest üles ja sellisel hetkel nagu on. Hoia mu Instagramis silma peal, ma hõikan seal kindlasti, kui on. Ühtlasi võid panna see jälgi kanalile või subscribe, sest siis sulle tuleb ka teada, sest et hetkel tõesti mingit süsteemi olema ei saa. Ühel hetkel kindlasti jälle saab, aga praegu kohe mitte. Ma tunnen, et ma ei ole üldse seal kohas, et mingit süsteemi luua. Ühtlasi mul ei ole ühtegi lubadust, ma ei tea, mitte millega osas, ma ei taha midagi lubada. Lihtsalt tahan kulgeda ja kui sa tahad minuga kaasa kulgeda, siis sa oled väga oodatud. Ja kui sul on küsimusi, nagu ma ütlesin, pane alla. Nii et järgmine video, mille ma filmin, seal ma vastan, aga sina näed seda siis mõne video pärast. Nii, mis siis veel? Ei teagi, kes peakski enam rohkem midagi ütlema. Lähme võib-olla video viimase lõigu juurde ja see on Hemtexi haul või nodikorje, nagu eesti keeles nuinu väljendan. Miks ma seda siia lõppu teen, on sellepärast, et Hemtexis on praegu megaled. Seal on 70% hooajakaubad kõik alla hinnatud ja seal on muidu ka häid, minu arust seal on iga nädal on mingi asi nagu alles, kui sa oled klient, aga hetkel on kõik suvekaubad 70% alla hinnatud ja ma käisin sealt just ostmas mõned asjad ja kuna ma plaanin selle video ilmselt homme üles kohe panna, siis sa jõuad veel minna ostma, sellepärast ma sellest siin räägin, et juhuks, kui sul on vaja või sa tahad ka. Läksin sinna siis tegelikult voodipesu pärast, et Hemtex, ma ei saa öelda, et ma oleks väga palju Hemtexis shoppanud. Ma kuidagi alati arvasin, et see on hästi kallis pood ja nüüd ma avastasin selle enda jaoks mõni aeg tagasi ja nüüd ma paar korda olen seal käinud. Ja eriti kui seal on aled, seal on ikka korralikud aled. Ja läksin siis voodipesu juurde ostma, sest meil on igasugust vana voodipesu, ma lihtsalt tegin siin mingit suuremat vooki kolides juba ja isegi täna viskasin ära ühe padja ja ühe voodipesu, sest et need on lihtsalt nii pestud ja võib-olla sina oled see, kellel on kõik uued ja ägedad asjad. Millegipärast on mingid asjad minu peres, mis me ikkagi kasutame põhimõtteliselt ribadeks või nii, et enam nagu juba on piinlik panna nagu voodipesu, saunalinad, mingid siuksed asjad. Et mingi hetk ma uuendasin saunalinu, vanad asjad viskasin suures osas kõik ära, sest need olid tõesti juba koledad ja nii ära pestud ja õhukeseks ja siukseks lidruks läinud. Ja vahetasin suure hunniku välja ja nüüd siis on see voodipesu vahetamise aeg. Nii et ma olin juba kõigile ühe ringi uusi voodipesusid ostnud, ehk siis meile Jimiga ja siis mõlemale lapsele. Aga meil on ikkagi, Andrian käib siin mingid külalisi asju ja nüüd kui me kolime uuesti siis oma koju, nagu siit ära, kus on rohkem ruumi, siis see kodu on üsna väike meil siin Tallinnas, 3-toaline ainult. Siis seal uues kodus on ruumi rohkem ja kindlasti on jälle seal inimesi rohkem, kes seal küll hakkavad tulema ja kes meil ööbima jäävad ja nii. Et ongi vaja ka varu ja vahetust. Aga läksin küll voodipesu pärast, aga muuseas siis leidsin esiteks niisuguse pinali, see on pinal, nii tore niisugune, seal oli igasuguseid siukseid suviseid, romantilisi mustreid, igat tooni, päris erinevaid. Ma lihtsalt nagu katsetuseks ostsin, siin on mingi niisugune voodar sees ja see oligi täitsa pinali nime all. Ja mul on päriselt uut pinalit vaja. Mina olen see inimene, kellel on arvutikotis pinal, kus on mõned pastakad, aga terve hunnik pärvilisi mingeid kirjutusvahendeid ja markereid, vildikaid. Mulle meeldib seal oma esiteks ma kirjutan kõik asjad märkmikusse. Ma olen see vana koolitüdruk, kes kõik peab üles kirjutama. Ja siis mulle meeldib seal highlightida ja teha värviliseks ühed ja teised ja ilusaks vahest ma joonistan nendega. Ehk siis, ja mul on eelmine pinal arvutikotist täiesti ribadeks, nagu täitsa nagu ripendab ja lapendab igat pidi. Ja siis teine asi, mille ma sain, oli prillitoos, või prillikott. Ja seal oli tegelikult veel igast meigikotte asju, ma ei tea, ma lihtsalt kiiruk käisin, see on magnetiga. See prillikarp on magnetiga või kott, prillikott. Jällegi oli igasuguseid erinevaid, see on niisugune maasikate, lillede ja maasikatega. Sest mul on esimest korda elus, mul on miinusprillid, üsna kanged ka. Ja mul on esimest korda elus ka päikseprillid miinusega, mida ilmselt sa mõnes järgmises videos võib-olla mul peas näed, sest et autosõit päiksega suvel on hästi raske ikkagi nagu ilma päikseprillideta ja ilma nii-öelda miinuseta ma ikkagi ei peaks kindlasti sõitma. Nii et ma lasin nüüd esimest korda siis teha endale nagu selle retsepti päiksekad.
ja need ei mahu, need päikseprillid ei mahu mul prillikarpi, mis tähendab seda, et ma pean vahest võtma, näiteks panen päiksekad ette, aga lähen kuskile, kus ma lähen hiljem siseruumi, et prill ära vahetada, siis ma saan need prillid näiteks võtta või mõned muud oma tavapärased prillid võtta kaasa karbiga, aga mul need päikseprillid on niisuguse kujuga, mis ei mahu mitte ühtegi prillikarpi, mis mul olemas on, nagu tavaprillidele, kui see on loogiline. Eks ma mõtlesin, et see on niisugune hea lihtne, viskan kotti ja saan siis need päiksekad siia sisse pista, sest et praegu on need päikseprillid mul lihtsalt lahtised kuskil. Enamus aeg vedelevad autos, aga vahest ka kuskil kotis ja ikkagi need kratsitakse ära ja need ei ole nii odavad, et neid kogu aeg uusi osta, noh just miinusega, et ei ole mingid siuksed 5-eurosed prillid. Vot, nii et 2 seda, minu arust need olid väga toredad. Ja nüüd me jõuame voodipesuni, sorry, ma kohe lõpetan. Voodipesu, kuna seal oli 70% ale, siis voodipesu hinnaks tuli väikestel voodipesudel 14,95, see on siis tekikott ja padjapüür, 14,95. Ja suurtel voodipesudel enamusel oli siis 23 eurot hind alega, välja arvatud mõnel, mis olid siis, mille allhind oli siis palju kallim, ühe sellise ma ostsin, mille hind oli mingi 35 eurot, oli siis 70% alega, ehk siis, aga noh ka okei, see oli siis 2 padjapüüri ja suur tekikott suurele tekile. Ja väikesed ma ostsin siis, ja see on hästi palju nunnusid suvemustreid, väikesed ma ostsin siis ühe sellise, need on alles pakis, roheline, ruuduline, mingi sidrunike ja apelsinike ja siin kuskil on see, ei tea, kas on näha, ühesõnaga niisugused mingid, noh, võiks ju selle ära võtta, on ju. See kõik võtab liiga palju aega, ma tunnen. Vabandust, et ma sinu aega raiskan. Proovin tulevikus parem, mingi palmiipuu on siin peal mõnen ja nii, võtsin selle nüüd lahti, et oleks paremini näha. Ühesõnaga, niisugune roheline ruuduline, mingite väikeste suviste. Ja siis teine väike voodipesu, aga ma ei saa seda vist läht. Teine väike voodipesu on siis selline ja see on see kreppkangast. Mulle õudselt meeldib see puuvilla kreppkangas. Ehk siis ta on natuke nagu tekstuurne see kangas. Ja see on siis siuke mingi ka nagu sinine triibuline, aga ka mingite suvepiltidega. Siin on ka sidrunike ja ujumisprillid ja meritäht ja mingid siuksed. Mingid sellised. Ühesõnaga, need on siis väikesed komplektid. Ja Annuška. Ja siis, tšau. Anna tuli siia poole, siis nad näevad sind ka. Nüüd saad lepitada. Kas tahad lepitada? Ei taha. Annan ka nii suureks kasvu. No nüüd 2-aastane. Ükskui. Vist aasta tagasi oli ju 1 aasta. Tahad lehvitada või? Kohe saab, kohe me lõpetab, siis saame lehvitada. Suured voodipesud, üks on siis selline ja see on super nunnu. Siit on näha praegu 2 kangast ja ta on siis seest punased ruuduline, nagu alt poolt nii-öelda. Või noh, sa võid muidugi mõlemat pidi kanda, aga ma saan aru, et niimoodi on ta vist mõeldud. Et siis sisemine pool, ehk siis see alumine pool on siis punase ruuduline ja pealt on ta tegelikult selline, ehk siis hele ja maasikate. Ja etsmutikad, ma kohe tulen. Maasikate, metsmaasikate ja kirsid on siis siin peal. Et siuke. Ma kohe panen. Ja minust padjapüüril on ka üks pool on siis selline ja teine pool on siis siukene. Ja siis teine voodipesukomplekt suur on siis ka kreppkangast ja sellise, ehk siis triibuline lihtsalt, aga selliste pastellsete suvevärvidega triibuline. Sest mõtlesin, et see sobib väga paljude, et on 100% puuvill, hästi nahasõbralikud ja super mõnusad ja minu arust väga kvaliteetsed, ehk siis neid võib üsna palju pesta. Nad lähevad pestes minust aina mõnusamaks, nagu pehmemaks läheb see puuvill. No tead küll see puuvill, mis on mingitel mõni puuvillane vana pluus, mida sa oled miljon korda pesnud ja aina mõnusamaks ja õhemaks ja selliseks kehasõbralikumaks läheb. Nii et sellised voodipesud, aga ja, ühesõnaga seal on väga palju mustreid ja neil on koduleht ka ja saab ka kodulehelt tellida. Sama soodustus on ka kodulehel. Igal juhul soovitan vaadata, et kui sul on voodipesu ikaldus või mis iganes muu, neil on palju sisustuskaupa, palju muid asju. Ühesõnaga,
kuidagi keegi minu tähelepanu polnud enne pööranud sellele, sellepärast ma sinu oma nüüd plaanin pöörata, et sa saaksid ka vaadata. Võt, kuule aga kõik, nüüd ma lasen sul minna. Aitäh sulle, et sa vaatasid ja kohtume siis juba loodetavasti varsti.